Eesti Esu. Tere, head inimesed, kes te siia olete tulnud. Lugu siis selline, et mina olen Taavet, kes minuga tuttav ei ole. Teen seda Eesti Esu podcasti juba 5 aastat ja lõpuks julgesin tulla ka stuudio seinte vahelt välja rahva ette nii-öelda. Ja mis meil siis täna siin saab? Saab see, et räägime külalisega kuskil 3 tundi juttu. Siis küsime ka teilt küsimusi, nii et kui teil midagi vestluse käigus tekib, siis ärge kohe vahele hõigake, et saate oma võimaluse siis, kui ma selleks loa annan nii-öelda. Aga ilma pikema jututa teeme väikse aplausi meie külalisele, Hannes Võrno. Tere õhtust. Aitäh. Hannes, üks huvitav fakt tuli välja sinu intervjuust, ma nüüd ei mäleta kellega, aga selline fakt, et sa oskad inimesele peale vaadates kirjeldada tema kodu. Ja ma ei taha küsida sinu käest nüüd, et hakka selle ja selle inimese kodu kirjeldama, aga kust sul see inimese tundmise selline oskus on tulnud? Kas see on tulnud näiteks ühest telesaatest, kus inimesed olid valedetektori all ja siis kuidas sa nagu oskad inimesi lugeda? Vist on nii, et seda oskuseks nimetada ei ole vist päris õige, sest oskus tähendab seda, et ma valdan seda. Et see on nii, et kui see oleks oskus, siis see hakkaks ilmselt argielu segama, et sa kõnnid mööda tänavat ja sa ainult mingisuguseid õudukaid näedki või vastupidi midagi nii head, et sa muutud kadedusest roheliseks, eks. Et see vist ei ole päris see, aga inimestele paljudele on nende elustiil kuidagi silmadesse sisse kirjutatud. Et mõnel puhul on nii nagu majadega, et tuled põlevad, aga kedagi kodus ei ole, eks. Ja vahest on inimestega õnneks või õnnetuseks samamoodi, et vaatad otsa ja siis saad aru, et umbes vist midagi sellist. Ja ühes kohas sa ütlesid väga hästi, et seda eksistentsi ängi on tunda sealt Honda Accordi kerest. Aga kui sa tarbeesemetele mõtled, siis ongi huvitav, et tegelikult me justkui karakteriseerime neid, et mõni inimene tõesti ongi, ma ei tea, valge auto inimene või mõni inimene on punase smeegi külmkapi inimene, et ta justkui on selline, see on tema stiil. Kui sa endale tarbeesemeid hangid või muretsed, kas sa suhtud neisse rohkem kui tarbeesemetesse või see peab olema ikkagi selline stiililiselt täpselt õige asi? Mul on nende esemete soetamisega isegi sokkidega või ütleme selliste, ütleme, et kuskil sellised alla 20 eurosed asjad ei tekita selliseid mõtteid, aga sellised suuremad soetamised on minul seotud sellise asjaga, et ma jõudes selle mingisuguse kotiga koju, siis ma ütlen iseendale, oli seda siis nüüd jälle kurat vaja, eks ju. Et sellised vaatad, et kuskile pole panna, ruumi ei ole rohkem, aga näed ikkagi mingisugune emotsionaalne laks käis läbi ja oli vaja midagi osta või kuskilt võtta või midagi. Et selles mõttes mulle meeldivad raamatukogud oma kontseptsiooni mõttes, et ma nagu ei saa olla luru, kui ma võtan raamatukogust raamatu, sest ma tean, et ma võin ju enda mulje jätmiseks käia iga nädal raamatukogus ja võtta mingid hästi peeneid ja kõnekaid ja olulisi teoseid, eks ju, aga tegelikult ma ei viitsi neid lugeda, aga lihtsalt käin raamatukogus mõnele ilusale raamatukogu tüdrukule muljet jätmas, eks ju, et kas teil seda on ja nii. Et vahest on meestel, mis seal salata, käivad ju poes ka samamoodi, et lihtsalt et mõni pood on lihtsalt ilus või rahulik või seal on mõni ilus müüja ja siis sa lähedki ja siis nagu käid ja proovid riideid või teed ja oled kuidagi seal asjatad. Aga ega sa jah selles mõttes, mul ei ole niisugust, et ma oleksin mingi tarbeeseme suhted. Võib-olla ainukene see, mida ma võin küll öelda, et mul on elus olnud üldse kokku terve elu peale ainult üks niisugune tavaline auto selles mõttes, et minu esimene auto, mis mul oli niisugune roheline Žigull,
aga sellest edasi alates on mul olnud kõik sellised suured autod, mitte suured selles mõttes, et nagu mahult võid, aga kõrged autod, et ma sõidan praegu mingisuguse kõrge autoga ja mul on olnud kogu aeg sellised suured autod. Ja see on võib-olla seotud lihtsalt sellega, et mulle meeldib lihtsalt nagu, et kui ma ronin kuhugi, et siis ma tunnen ennast paremini. Et kui ma olen kuskil kõrgel ja näen kaugemale ja paremini, et see on ainult sellega seotud, et mul ei ole olnud vajadust kuidagi millegi sellisega silma paista, vaid lihtsalt mulle meeldib see tunne, et ma olen seal, kus ma tahan. No see on ka just kui selline inimtüübi omadus on ju, et kas sulle meeldib istuda hästi madalal, on ka väga edevad autod, kus inimesed istuvad peaaegu vastu asfalti taguotsaga on ju. Või siis vastupidi kõrgel, nagu pigem sina eelistad? No kui ma vahest sõidan taksoga, siis ma tunnengi iga kord, et ma istun asfaldi peal, sellepärast, et ma olen harjunud kõrges autos sõitma. Et see on küll, jah. Aga kui me korra mõtleme selle teletöö peale, eriti huvitav kontseptsioon oligi muidugi sellel saatel Tõehetk, kus siis inimesed pandi valedetektori külge ja seda tehti enne ja siis nad toodi nii-öelda lavale ja siis hakanud neile küsimustele vastama. Et kas sa märkasid seda, kuidas inimene hakkab seal, kui kaamerad juba käisid, kui oli saate salvestus, et inimene hakkab seal ikkagi väänlema, siplema, kuidagi näima keegi teine, kes ta võib-olla oli, kui ta seal valemasina küljes istus ja siis oma tõest vastust nii-öelda andis? Ei olnud, ma ei mäleta sellist ühtegi tegelast, et nad olid pigem ikkagi rõhutatult enesekindlad või ühesõnaga, et olid ikka väga selle peal väljas, et seal oli raha tagana. Et kui inimene tahab raha saada või võita raha, et siis ta muutub kellekski, kes justkui on julge, aga selle julguse taga, mis julgus võiks olla nagu justkui mask. Ja enamasti on julgus ju maskiks millelegi. Ja see millelegi julguse etteriputamine maskina on alati see, mida sa tegelikult näedki läbi, kui sa ennem seda küsisid, et mida sa seal inimeses näed. Et ma näen, et kui ta tahab väga julgelt sellele teemale vastata, siis järelikult on tal hinge taga mingi teine asi, mis võib olla palju karvimeks. Ja see oli selle saate juures nagu tore, et ma olen seda juba kuskil rääkinud ka, et selle Tõehetke kontsept oli ju tegelikult hästi ränk. Selles mõttes, et inimene pandi valedetektori külge ja talt küsiti sellised hästi lihtsad asjad. Et kas sa oled enda meelest hea inimene? No ma arvan, et ma olen. Ja siis järgmine edasi, kuni ma ei tea, mingi 10. küsimus oli see, et kas sa oled kunagi looma piinanud ja tundnud selle vastu mitte huvi, vaid näiteks ka mingit naudingut, et sa saad kellelegi haiget teha või mõnda looma piinata. Ja siis tuleb ikka meelde, et keegi on, kes on piinanud konna või iirt või vihmaussi, eks ju, ja siis tuleb see nagu kuidagi meelde. Ja selle saate kontseptsioon oli selles, et kui saate algas, et tere õhtust, Taavet, kas sa oled kunagi looma piinanud ja sellest rahuldust saanud? Esimese küsimusena kohe. Ja siis ta vastab sellele, kuna ta teadis, et ta valedetektori all vastas, et jah, olen küll ja mis seal ikka, et ma ju ei valeta, eks. Aga siis, kui sa küsid kõik need küsimused ära, et kas sa oled töö juures printeri paberit varastanud ja kas sa oled looma piinanud ja kas sa oled taksole külma teinud ja sa oled naist petnud, kõik need 100 küsimust. Ja siis kõige viimasena küsid, kas sa oled enda meelest hea inimene? Ja siis on see koht, kus inimene hakkab väänlema, nagu sa ütlesid, et siis on täpselt see koht, et aga ma ju valedetektori all vastasin, et jah, olen, aga sellel hetkel, kui ma olen rääkinud enda kohta ja kogu selle, mis siga ma tegelikult olen, siis on jube raske öelda, et ma olen hea inimene, sellele vaatamata, mis ma enda kohta rääkisin, eks. Ja see oli see konks. See on fantastiline selles mõttes televisiooni muidugi konks on ju, et põhimõtteliselt et kui palju sitta sa oled enda kohta nõus tunnistama selle nimel, et natuke seda krõbisevat saada. Aga kas valedetektorit on võimalik ära ka petta? Muidugi. Et sa lihtsalt usud niivõrd kindlameelselt, et sina oled hea inimene ja kuigi oled ulmeline sitakott, siis oledki. Ma arvan, neid on võimalik ju treenida, igasuguseid lausa tehakse ju osadele, mis iganes politsei või sõjaväe või sellistele, kelle eriala eeldab, et sa peaksid olema üsna veenev isegi selles olukorras, kus sa peaksid nagu ma ei tea, endast mingi teise mulje jätma, et see on tegelikult ikkagi väga treenitav ja kui sa vaatad poliitikuid, siis sa näed seda iga päev, eks.
et see on ju treenitud abivalmidus ja treenitud hoolivus ja et ega seal taga selles inimeses võib-olla kõike seda nagu tegelikult ei paista või ei kajasta, eks. Pulsimõõt ei muutu tegelikult, jah? Jah, ega siis jah, kui sa oled kogenud valetaja, siis sa võid vabalt ükskõik mida ajada. No see on kõik, kes poliitikute juttu natuke pikemalt kuulavad, siis see on tegelikult on hämmastav oskus rääkida hästi palju ja samal ajal mitte ühtegi konkreetset asja öelda. Kas sina sellist oskust valdad? Et lihtsalt rääkida muidugi. Mis küsimus see on? Aga kui sa mõtled sellele teletöö maastikule tagasi, et kui me esimest korda kohtusime, natuke puudutasime ka seda teemat, et kuidas sinu hinnangul praegune telemaastik siis erineb sellest, kui sina tegid hästi populaarseid saateid, Miljoni saadet ja kas või seda Tõehetke ja loomulikult Kahvlit. Et mis need põhilised erinevused sinu arust on? No, põhiline erinevus on see, et on peale kasvanud uued põlvkonnad, uut publikut. Et sellel ajal, kui me tegime kunagi noorte poisekistena Kiuriga alustasime Kahvli saadet, siis oli ju täiesti selge, et sellisele meist vanemale generatsioonile, kes olid üles kasvanud Rein Karemäe, Mati Talviku, Valdo Pandi ja selle seltskonnaga, nende jaoks oli mingid, mis vennad need sellised on, et mingi mis televisioon see on või midagi seesugust. Ja ma arvan, et need, kes kasvasid üles Kahvliga ja selliste asjadega või pealtnägijaga, mis on minu põlvkonna televisioon. Et siis, kui sa vaatad praegu nooremat generatsiooni, siis nende jaoks ei ole selliseid, meie jaoks ei olnud, me teadsime, et on Pant ja Karemäe ja kõik need sellised korüfeed, aga me olime kuidagi nende suhtes nende lugupidavad, aga mitte alandlikud või siis, et kuidagi, et umbes nii ei tehtud või teeme kuidagi teistmoodi nagu televisiooni peab tegema. Et ma arvan, praegu on täpselt samamoodi, et sellised pühaduse raamid on kuhugi mujale nihkunud ja selles ei ole küll televisioon süüdi ega need, kes seda teevad, vaid lihtsalt uus publik kasvab peale ja täna on see, et korra meil isegi oli mingi mõte, et äkki oleks see, et Kahvli saade sai siin mõni aeg tagasi 30. Et kellelgi käis mingi mõte läbi pea, vist TV3-st isegi tuli siuke ettepanek, et äkki teeks ühe saate. Ja siis me mõtlesime korra oma selle Kahvli seltskonnaga toonasega ja mõtlesime, et aga kes seda mäletab ja kes seda teab ja et võib-olla ei ole vaja, et see on läinud rong ja tal on juba järgigi lehvitatud ja kõik on tehtud, et selles mõttes, mis tast enam soojendada. Ja selles mõttes ma mäletan, kui mina üsna siis noorena hakkasin neid Kahvli saateid vaatama, siis see tundus mulle ikkagi selline, just kui sa siin võrdled vanade korumfeedega, et siis see tundus selline äge punk ja natuke reegleid rikkuv ja natuke tekkis selline tunne, et uskumatu, et ma vaatan seda telekast, et ongi selline saade, kus räägitakse sellistest teemadest, külalised on nii ekstravagantsed vahepeal, kui vähegi võimalik on. Aga tänapäeval, nüüd ma enam üldse telekat ei vaata, et mulle tundub, et muusikasaated või sellised laulu mingisugused veidrad võistlused on täielikult hõlmanud ja ma ei saa aru, kas teleloome inimestel on nagu mõte kokku jooksnud, juhe kokku jooksnud, et mida teha või ma ei tea, miks on nagu üle ujutatud selliste laulusaadetega see meie televisiooni maastik. Ma ei oska kommenteerida, ma ka ei vaatanud, et ma ei tea, palju neid on ja millised nad on, et selles suhtes ma ei ole viisakas, kui ma hakkan kommenteerima midagi, mida ma näinud ei ole või millest ma midagi ei tea, eks. Aga mis puudutab, kui korra veel hästi väike põige teha sinna Kahvlile tagasi, et siis oli selle Kahvli tegemise juures üheks väga meeldivaks ja selliseks toetavaks teguriks oli tegelikult Eesti inimene ehk televaataja ja sellel ajal elanud Eesti inimesed, see generatsioon, kes sellel ajal olid kuidagi ootasid, et kõik ju arvasid, et aastaks 2025 me oleme peaaegu nagu Šveits ja siuke lahe riik ja puha ja oleme, kus me oleme nüüd, eks ju. Et ma arvan, et selle Kahvli juures oli see kihvt asi, et ega meil ju põhimõtteliselt ei olnud vaja kedagi manguda või kedagi kuidagi meelitada, et kui, ma ei tea, Lauri Viikna, kes sellel ajal vedas näiteks seda tsirkuse tuuri või seda Tivoli värki, eks ju, et siis kui ta tahtis tulla meie saatesse rääkima oma sellest Tivoli tuurist,
siis me ütlesime selgelt, et kuule, meil ei ole mingit sellist kommertsintervjuud, et paneme Tivoli tuuri särgid selga, siis küsime, et mis tore asi see on, eks. Et sellist saadet me mingil juhul teha ei tahtnud, siis me ütlesime Laurile, et kuule, aga orgunni meil elevandid või et ma ei tea, tee meile midagi sihukest, mida nagu kunagi pole olnud. Ja Laur ütles davai ja siis toodigi treilaga või selle suure krusaga toodi meile 2 elevanti sinna TV3 stuudiosse. Nii et istud seal laua taga, räägid juttu ja siis on sihukene laeni, sihukene loom on sul siin kõrval. Ja siis üks, see on üks märkimisväärselt huvitav episood sellest kahvli tegemise ajast, mida ma kunagi ei unusta. Sest ma tundsin, ma olen 2 korda kahvli saates tundnud surmahirmu päriselt. Esimest korda oli siis, kui meil olid elevandid ja mitte sellepärast, et nad äkki hakkavad märatsema või lõhuvad midagi ära või tulevad kallale. Vaid seal oli see, et ühel elevandil tuli pärast pikka teekonda, kui ta ilmselt 2 mäletasid seal vagunis mingit reina. Siis kui nad kohale jõudsid, siis üks otsustas stuudios sitale hakata lihtsalt. Ja sealt tuli siuke korralik, ikka siuke 2 aiakärutäit, siuke läbitöötanud põhukuhi tuli keset stuudiot. Ja ma istusin seal stuudios mingisuguse 5 meetri kaugusel elevandist ja mõtlesin, aga nüüd, kui ta pissijäda ka tuleb, et siis tuleb sealt mingisugune, ma ei tea, 300 liitrit seda värki ja meil on siin mingid kaablid vedelevad ja pistikuid ja asjad, et ilmselt saab kogu stuudiodes inimesi mingi elektrilöögi ja kõik on surnud ja kutud ja otse saates. Et see oli päris kole lugu jah, aga see õnneks tal hoidis tagasi. Kusjuures ma käisin hiljuti Tallinna Loomaaias ja kui sa lähed sinna nii-öelda elevandimajja, kui nad on juhtumisi seal sees on ju, ja seal nad neid põhuhunnikuid maha panevad on ju, et siis sa tunned seda lõhna enda riietel veel nädal aega pärast, kui sa koju lähed, et see on tõesti vänge, et stuudios oli ka ilmselt tunda seda. Ma ei tea, ma ei taha ju loomaaiale kuidagi näpuga näidata, aga ma arvan, et nad söövad oma kodustes või looduslikes tingimustes midagi muud, sest ma olen nii palju Aafrikas käinud ja elevandi sõnnikut näinud küll ja kõikide muude Aafrika loomade oma ja seal ei ole sellist, ei ole nii vänge. Sellist looma ja lõhna seal ei ole, et seal on ilmselt ikkagi see kuidagi see ratsioon, mida nad sisse vitsutavad, on natukene mingi, ilmselt nad ei saa mingisuguseid vitamiine ja mingisuguseid aineid, et nad on seal kuidagi siuksed. Ja sellest ma rääkisin muidugi Turovskiga, kes on väga suur loomaaia toetaja ja mingis mõttes ma saan sellest vaatevinklist aru, et ei ole mõtet mõelda, et miks see loom siin nii-öelda kinni on ja miks ta looduses vabalt ei ole, kui ta on sündinud loomaaias ja see on nagu hariduslikul eesmärgil on ju säilitatud mingisugust liiki on ju. Aga kui selle teletööst veel rääkida, siis hästi huvitava kontseptsiooniga nagu psühholoogiliselt oli muidugi ka Miljonäri saade ja mälumängud, nagu me enne rääkisime, on tohutult popid on ju. Et kui sa enam-vähem mõtled neile inimestele, kes seal sinu vastas istusid ja neile küsimustele vastasid, siis kas raha oli ainuke motivatsioon või oli ka seal selliseid inimesi, kes olid nii-öelda sportlased? Ja 2 sportlast olid kindlasti, need olid Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla, kes olid ju professionaalsed mälumängijad ja kes tulid ikkagi selgelt mitte kõigest raha pärast ainult, aga ikkagi see ka, et see oli nende jaoks ikkagi, ma eeldan või usun, mingi selline prestiiži küsimus, sest nad olid mainekad, tuntud nimed ja ütleme nii, et see publiku kaasaelamine nende puhul oli tõesti selgelt tunda, et nüüd tuleb ära, eks. Sest kummagi mehe puhul oligi kui see, et me jõudsime ju nii-öelda selleni välja, et ma esitasin 1 miljoni küsimuse, kuigi nad võtsid 500 000 välja, ütlesid, ei, ma ei hakka riskima, eks. Aga keegi ei võitnud siis miljonit eestlastest? Ei võitnud, et see läks seekord kuidagi Eestist läks see laev niimoodi mööda. Aga seega, kui sa küsid selle kohta, et kas inimesed tulid raha pärast, siis paraku küll, jah. Ja ma peaks ütlema või seda, et kogu selle, ma ei tea, me tegime seda mingi 8 hooaega, see on peaaegu, ma olen seda kunagi arvutanud, et umbes kui palju inimesi oli selle aja jooksul minu vastas sellel punasel toolil. Ja neid oli seal lähes 4000. Ja see tähendab suures piiris seda, et valus on öelda, aga ma mäletan sellest 4000-st õigupoolest 2 inimest, kellel olid mingid selline motivatsioon või selline motiiv, et see tekitas minus sellise
tohutu soovi seda inimest nagu igal juhul aidata, et ta nagu igal juhul võidaks, eks ju. Üks oli Saaremaalt üks väga tore proua, kes oli postiljon ja kes tuli sellepärast saatesse, et ta tahtis raha uue auto ostmiseks, et parem, et saaks posti vedada, sest auto oli vanaks ja enda katki ja puha. Ja see oli nii sümpaatne, et see kuidagi, ja õnneks ta võitiski, nii et see läks väga hästi. Ja teine, kes oli väga sümpaatne, oli üks noormees ja ma mäletan, ma küsisin ta käest, et mida sa teed, kui sa miljonäriks saad. Ta vastas nii toredasti, ta ütles, et kui ma oleksin siia maailma sündinud ja mulle oleks määratud miljonäriks saamine, et siis ma oleksin juba ammu miljonär. Et see, et ma tänaseni veel ei ole, tähendab seda, et järelikult seda ei ole mulle nagu ellu planeeritud ja ma ei tule sellepärast siia ka nagu seda miljonit nagu hankima. Aga mul on see plaan, et ma tahan minna kuskile, ma ei tea, vist Hollandisse või kuskile minna õppima ooperilaulu. Ja ta ütles, et mul on vaja 1000 eurot või 1000 krooni lennukipileti jaoks ja 15 000 selle õppemaksu maksmiseks. Et mul oleks 16 000 vaja, et see oleks nagu täpselt see, mida mul on vaja, et ma rohkemat nagu ei tule küsima. Ja siis ma sain aru, et sellel inimesel on siuke väga selge ja õige motiiv, et tal ei ole see, et umbes läheks reisile või teeks remonti või ma ei tea, ostaks ilusaid asju, et see oli selline sümpaatne, et need on mul meeles. Ja ma kujutaks ette, et enamus inimeste selline, või kui sa küsid nende käest, et mis sa teed miljoniga, on ju. Et siis need vastused on tõesti hägusad ja mingis mõttes lähevad ühte kuhugi punti, et ostaks maja, ostaks auto, maksaks võlad ära või midagi sellist. Vaata inimestega on see lugu, et mõned tunnistavad seda, aga enamik ju isegi ei mõtle sellele, et loll ja tema raha kauaks kokku ei jää. Et see tähendab seda, et ükskõik kui palju sul on, kui sa seda ikkagi nagu ei oska mõistlikult temaga ümber käia, siis ta lihtsalt nagu pudeneb su näppude vahelt ära ja ongi kõik. Ükskõik kui palju sul seda antakse. Ja selle kohta on üks kuulus lugu on ühest Briti prügimehest, kes võitis vist mingid tohutud, lotoga lihtsalt võitis mingid tohutud miljonid kokku. Ja põhimõtteliselt, mis ta siis tegi? 3 aastat käis mööda naisi, tegi kokaiini, pani pidu põhimõtteliselt, kulutas kõik selle raha ära ja siis läks tagasi prügimeheks. Ja küsiti, et kuule loll nii-öelda, et kas sa siis ei kahetse seda natuke, ei, et tegin nii täpselt nagu tegema pidin. Et selles mõttes selline ellu jaatav suhtumine. Aga kui ma mõtlen selle peale, et sa ütlesid, et sellel härral, sellel noorel poisil oli konkreetne selline plaan ja ta ütles, et kui ma oleks määratud miljonäriks, siis ma juba oleks see. Kas sa saatusesse usud, Hannes? Et on mingid kindlad punktid, kuhu inimene üht või teistpidi on määratud jõudma ja see on mingi selline meist kõrgem asi, mis on kuidagi paika pandud? Ja, usun küll. Aga ma arvan, et see määratlus leiab aset sellel hetkel, kui inimene ei tule mitte ilmale, vaid sellel hetkel, kui tema pisikene süda esimest korda ema üsas teeb esimest korda tuks ja siis hakkab see tööle. Et see sünnihetk minu arusaama kohaselt on see, kui sellest millestki saab millegi või kellegi sekkumisel ühtäkki elu. Et see süda hakkab lööma. Ja ma arvan, et see on see hetk, millal see saatus ära määratakse. Et see on, võib-olla see on lihtsalt see, et mõned nimetavad seda südamelöökide arvuks, eks ju, mis on ka iseenesest. Minu meelest on vist isegi Gunnar Aarma ongi seda öelnud, et igal inimesel antakse mingi hulk hingetõmbeid, mitte südamelööke, vaid hingetõmbeid, eks ju. Et ma arvan, nende südamelöökidega ongi umbes nii, et see läheb käima ja siis ühel hetkel on kõik. Jah, see on huvitav küsimus, millele ma olen ka mõelnud, et südamelöögist rääkides on siin muidugi abordi küsimus on huvitav küsimus, et kas sa siis tapad või tapa põhimõtteliselt on ju. Ja teine küsimus, et millal siis algab, millal sa justkui siia meie maailma tuled, et kas sa tuled eostamise hetkel, kas sa tuledki siis, kui naine rasedaks jääb, kas siis, kui see südamelöök tööle läheb, on ju, siis, kui sa pea välja pistad või et mis see hetk on ju. Aga kas sa usud, et saatus on
no ütleme, kui me räägime konkreetselt sinust, et kas see saatus on selline üsna spetsiifiline, et näiteks Hannes Võrno saatusesse on kirjutatud, et tema juhib televiisoris sellist saadet või siis on see niisugune üldisem suund, et selle inimese saatus on olla, ma ei tea, avaliku elu tegelane või midagi sellist? Ma ei oska vastata. Et hea näide on näiteks, et kui me võtame naise, et üldisem tema saatus võib olla see, et ta peab saama emaks, aga hästi spetsiifiline on, et tema saatusesse on kirjutatud, et tema sünnitab 2 poega ja 1 tütre. Et ma ei tea, kas on keegi kuskil, kes nagu väga-väga selline Exceli tabelisse paneb kirja need nii-öelda punktid on ju, või siis see on selline üldine suund? Ma ei tea, võib-olla ma tahan seda kuidagi hästi ilusasti ära vastata seda küsimust, eks ju. Ma arvan, et see saatus saab määratud sellel hetkel, kui mees ja naine armastavad või armatsevad ja sellel kulminatsiooni hetkel jätkub neil mõlemil tarkust ja aru saama sellest, et see teineteisele silma vaatamine tähendab sellel hetkel rohkem kui lihtsalt otsa vaatamist. Ehk et sellel hetkel toimub see, et sa näed ju teise inimese silmades midagi väga sügavalt iseendast. Ja tema sinu silmades samamoodi, et see on ühiselt vastu võetud vastutus, mitte see, et me nüüd otsustame, et tahaks lapsi saada, hakkame siis nüüd otsast tegema, eks. Mitte see, aga pigem see vastutuse võtmise või see austuse tunne partneri suhtes, et see vist on see, mis määrab selle inimese saatuse, kes selle 2 inimese kokkupuutest sünnib, eks. Et kas sa saad oma eluteele kaasa sellise armastuse ja tähelepanu või on see kuidagi, et sa jääd sellest nagu ilma mingisugusel veidral põhjusel. Ja kuna ma võin öelda, et mina olen oma eluga või elusaatusega rahul, siis mul jääb tänada võib-olla lihtsalt Jumalat ja oma vanemaid, keda ma usun, et sellel hetkel üksteisele silma vaatasid. Et see tähelepanu kandus läbi nende tunnetuse võib-olla sellesse, et ma olen saanud võib-olla liiga suure tähelepanu vajaduse, aga ma olen selle liiga suure tähelepanu vajadusega niimoodi rahuldanud, nagu see mulle tundunud õig on. Ja igal saatusel või üldse igal asjal on 2 poolt alati, et kõike saab vaadata, kui tähelepanu vajadusest räägid, et see on, seda saab ära kasutada enda jaoks, on ju. Või siis võib selle täiesti maha teha, et mida sa edvistad, on ju. Aga kui mõelda selle peale, et sa ütlesid, et sa tänad Jumalat, siis kuidas sa defineerid Jumalat? Ma defineerin seda nii, et Jumal on mõiste, milles inimesed on omavahel kokku leppinud. Et isegi kui sellest saadakse täiesti erinevalt aru, kui temasse erinevalt või sellesse erinevalt usutakse või suhtutakse, et see ei puutu asjasse. Aga ma arvan ja mina usun sellesse, et on olnud või on olemas mingisugune algne sähvatus. See on niisugune laks, millest algab elu või millest algab plahvatus. Et me võime seda kirjeldada ükskõik millise füüsikalise nähtusena, kui toimub mingisugune plahvatus või mingisugune sähvatus. Ja minu jaoks on see mõiste Jumal, see, mis nagu sobib. Mina ütlen selle kohta ka algsähvatus või midagi sellist. Ja ma olen nõus inimestega, kes ütled, et see on Jumal, las ta siis olla. Aga mina usun sellesse nii, et ma usun sellesse laksakasse või sellesse sähvatusse. Ja see, mis praegu meiega toimub, mis siin kõik siin selles ruumis on, see on selle sähvatuse nii-öelda laks, et see ei ole nagu ajas ära olnud, et me ei saa võtta, see ongi see, mis on nagu teaduse motiiv seletada asju mingisugusel ajateljel, et umbes, et siis oli see ja maailm umbes siis vist sellel ajal tekkis ja kust sa tead? Meil on siin sa ei olnud suure paugu juures. Just, ja kust sa tead, et see just oli mingi 40 miljonit tagasi, eks ju. Aga meil on üks masin, et me leidsime ühe kivi ja see masin ütles, eks ju. Aga kust sa selle masina peale tulid?
ja nii edasi, eks. Ja teadlaste kohta öeldaksegi, et nad ei usu imesse välja arvatud ühte, mille nimi on suur pauk. Et siis justkui kõik tekkis, on ju. Aga jah, ma täiesti olen nõus sinu jumala definitsiooniga ja ma olen enda jaoks natuke mõtestanud seda niimoodi, et mulle tundub, et kõik me siin ruumis ja kõik üldse, mis meil siin olemas on tehtud justkui ühest materjalist. Ja see alati meenutab mulle, kui seda kuidagi illustreerida, siis on need siuksed vanakooli sõduri mänguasjad, on ju, mis olid lihtsalt sellisest plastikust valatud ja nad olid kõik ühte värvi, et kõik, sul ei eristanud midagi, et kiiver, nägu, nahk, kõik on selline roheline, on ju. Ja see mulle ilmestab kuidagi seda, et kõik siin universumis on tehtud ühest materjalist nii-öelda. Ja võib-olla see oli kellegi kõrgema mõte. Just. Kui me esimest korda kohtusime, siis sa ütlesid, et jumala eest ärme Kreisi raadiost hakka rääkima, on ju. Ja ärme sellest võime rääkida vabalt. Ma küsin siis seda, et kui sa mõtled Kreisi raadio ajale, nagu ma enne küsisin teletöö kohta, et kui sa vaatad praegust huumorimaastikku, siis kuidas see muutunud on? No ma võib-olla selle Kreisi raadio teema juures tooksin sisse ühe niisuguse mõtte, mille ma olen alles hiljaaegu enda jaoks nagu kuidagi avastanud. Ja see on see, et ühes mu elu muutvas raamatus, mida ma olen siin mitmel pool kõvaelaga valjuhäälselt välja hõiganud, et inimesed, kui te olete oma mõtetega või arusaamadega kuidagi ummikus ja otsite küsimustele vastuseid, et siis üks niisugune erakordselt hästi kirjutatud, taibukas ja väga hea looga raamat on Neil Donald Walshi Jutuajamised Jumalaga. Ja vot seal raamatus on üks niisugune väga tore koht, kus mees vestleb Jumalaga, küsib talt küsimusi ja siis Jumal vastab. Ja siis ta küsib selle Jumala käest ühel hetkel, et aga milline on sinu lemmikbänd või lemmiklugu. Ja kui sa nüüd kujutad ette, eks ju, et see on raamat, mille tiraaž on ülemaailmselt, ma ei tea, kui suur. Ja kui seda loevad inimesed, kes võtavad seda kogu juttu väga tõsiselt, ja mina võtan seda ka väga tõsiselt, siis see oli see koht, kus ma lihtsalt nagu, raamat värises käes, kui ma tahtsin teada saada, et mida Jumal vastab. Ja see vastus oli lihtsalt jumalik. Sest ta ütles, et minu lemmikmuusika on see, kui inimene südamest naerab. Mis tähendab seda, et 20 aastat või natuke rohkem Kreisi raadiot, kui ma tagantjärgi mõtlen, oli tegelikult sellisel viisil, nagu me seda tolle hetkel tegime, minu vaatenurgast nüüd Jumala teenimine. Ehk et me tegime seda, mida Jumal kuulda tahtis, inimeste naeru. Et me nii-öelda olime loo ja DJ-d, me lasime talle lemmiklugusid. Et see oli see, mis mulle endale nagu kõige selle juures sobib. Aga mis praegust huumorimaastikku puudutab, siis ma ei ole saanud tükk aega naerda, mis puudutab Eesti huumorimaastikut. Võib-olla ma lihtsalt olen seda kuidagi vähe näinud või otsa sattunud. Aga samas on see, et kui ma olen sattunud, siis on asjad, mis on mind naerma ajanud mõningad. Aga ma praegu ütlen, et see nali on Eestis, mis on kuidas ma ütlen, kui ma pettun kelleski, kes teeb nalja, sellepärast, et ta ei tee mitte nalja, vaid ta teenib õukonda või ta siis nagu nii-öelda ei saa aru, kui ta ei saa enam aru, mis asi on satiir ja mis asi on nagu kriitika ja mis asi on, ma ei tea, et siis, kui sa saad aru, et ta sellepärast teeb nalju sellel teemal, et olla populaarne ja võita nii-öelda võimalusi esineda teles, raadios ja kõikjal mujal, et siis ta muutub minu jaoks nagu nalja reetmiseks. Et ma näen, et seal taga ei ole selle inimese südamest tulev soov päriselt midagi väljendada, vaid see on ikkagi soov väljendada midagi, mis peale läheb ja mille eest mind nii-öelda siis nagu, ma nimetan seda õukonnaks, et need siis kiidavad, eks. Et see on see, mis mulle meeldib, kiuslikkus. Ehk et kui inimesed teevad teiste üle mitte nalja, vaid nad üritavad kellelegi haiget teha, et keegi saaks naerda ja mitte naerda sellepärast, et see on naljakas, vaid sellepärast, et Jumal tänatud, et seda minuga ei tehtud või minu üle ei naerdud,
siis on see põhimõtteliselt ju sama asi nagu keskajal mingisugused avalikud hukkamised, eks ju. Et inimesed läksid platsile vaatama, mis tehakse ja olid rõõmsad, et seda minuga ei juhtu, eks. Et see on see, mis on tänasel hetkel minu meelest selle sihukese nalja häda. Ja räägitakse ju, et huumorisoon on justkui erinev, ehkki naljas on midagi hästi universaalselt, nagu sa ütlesid, et see on mingis mõttes jumalate laul, et naermine, sihuke tõsine südamest naermine on ju täiesti universaalne, see ei vali keelt, rahvust, sugu, mitte midagi, et see on selline natuke nagu päris mingisuguse muusikaga, et see ületab igasugused piirid, on ju, et kui on naljakas, siis... Ja nali on sihuke asi, mida ei tehta. Nali sünnib ise. Et see on kuidagi selles mõttes niisugune kriteerium, et sa ei pea olema mingi väga professionaalne huumorisõber. Et sa oled kas või sihuke laia tarbija, aga sa saad ju aru, et kas see on tehtud või see on tulnud. Et see kõik, see on niisugune ootamatus ja see hoog on selles naljas oluline. Ja siin on mingi märksõna situatsioonikoomika, mis juhtub nii-öelda koha peal, luuakse see nali, on ju. Ja hästi palju ma olen enda podcastis ka rääkinud siis stand-up koomikutega ja arutlenud nendega sellel teemal, et kas nalja tegemist või naljakust või sellist asja on võimalik õppida. Ja mina olen alati arvanud, et ei ole, et see on justkui nii-öelda kaasantud, kas on inimene naljakas või ei ole inimene naljakas, on ju. Ja võib-olla stand-up koomikas on lihtsalt niivõrd palju erinevaid osasid veel juures, on see esinemisoskus ja kõik, mida on võimalik justkui harjutada, on ju. Aga ongi, et kui me võtame kas või mingisuguse täiesti tavalise inimese, kes ei ole mingi koomik, ei ole professionaalne naljategija nii-öelda, siis kõige naljakamad inimesed on elust enesest ja kes lihtsalt ei oska seda kirjeldada täpselt. No vaat see kõige naljakamad inimesed elust enesest, see on ju tegelikult ju väga ammune ja sadade aastate vanune ju klassika, eks, et see klassikaline Itaalia komöödia dell'arte, need persoonid või need kujud, kõik need grotesksed tegelased, oma väljanägemiselt, oma kostüümidelt, oma olekult, et see kõik on ju tegelikult inimesed meie keskelt, kes on võetud, aga siis lihtsalt tehti need nii groteskseteks, et nad on tänapäeva mõistes umbes nagu mingid need Korea kung fu filmid, eks ju, et see ei ole nagu näitlemine, see ei ole kung fu, aga see on äge, sa vaatad ja see on pööraselt naljakas minu meelest, eks. Jah, see nalja õppimise teema, et ma täiesti usun, et on meil väga häid stand-up koomikuid, kes tunnetavad, ma ei tea, mingisuguse valupaise või mingi koha läbi, mis justkui kõik mõtlevad, on ju. Ja siis nemad on need julged, kes laval sellest räägivad ja see tundub meile naljakas, et see on justkui selline, ma ei tea, vabastav moment, et ma olen seda kogu aeg mõelnud, aga mina näiteks enda töö juures ei saa selle kulul nalja teha või midagi sellist ja siis ma lähen sinna, ma vaatan seda ja ma saan selle sügeluse nii-öelda ära sügada endale, on ju. Et seal on vist see, et inimesed on ju harjunud sellega, et ega nad ei viitsi väga pingutada või nad ei viitsi vaeva näha. Ja see tähendab seda, et seda nii publiku kui ka naljategija nagu sellises ühisloomingus, mis tähendab seda, et kui keegi teeb nalja eesmärgiga, et saal peab naerda möirgama, siis tähendab see tegelikult seda, et need inimesed seal saalis, kes naerda möirgavad, nad ei kuula sind. Nad tulevad sinna naerda möirgama, nad tahavad saada mingisugust seda tunnet, et kui ma siit praegu välja lähen, mul on veel särk on veel märg ja ma veel hingeldan ja siis ma teen maja ees suitsu ja ma olen jõle julge mees ja kõik on siuke kihvt, eks. Aga kui sa oled väga prof naljamees, siis sa suudad seda asja teha niimoodi, et su saal on haudvaikne. Et see saali möirgama panna on kökimöki. Et sa teed mingisuguse, vastavalt sellele, et sa vaatad ringi, mis publik enam-vähem on, mis neile umbes võiks sobida ja siis lajatad, eks ju. Aga kui sa suudad panna, ma ei tea, tunniks ajaks või 15 minutiks kellegi hiirvaikselt kuulama ja siis sa saad aru, et see sisemine naer, see, et ma ei möirga, vaid see diafragma nagu töötab, et assab poiss, et see on hea tunne. Et kui seda tekitada, võt see eristab nagu nii-öelda amatöörid professionaalidest. Ja sellest me rääkisime ka eelmine kord. Mis on vahet amatööril ja professionaalil? Amatöör ei saa raha või? Ei,
vahe on selles, et profid ei taha lavale minna, amatöörid ei taha lavalt maha tulla. Aha. Aga mis sind viimati naerma ajas? Või kes? Ma mäletan, see oli vist mingisugune kodune situatsioon, kus lihtsalt mingi asi kuskil keeras nagu niimoodi, et läks lihtsalt pisarateni, täiesti siuke kohe, et oli kohe naljakas. Aga ma ei mäleta, mis see oli, aga ma mäletan küll, naer oli südamest. Ja see on selline hea küsimus, et kui naer on nii, või tähendab, see naermismoment on niivõrd meelde jääb, siis kas üldse on vahet, mis see nali oli? Mul tuli meelde see nali, mille peale ma kodus hakkasin metsikult naerma. See oli see, et mõtlesin, et kujutad ette, siuke nagu täiesti siuke raju, see tegelikult idee äkki, mõni teebki ära selle. Ma mõtlesin seda, kui sa elad, umbes nagu siin näiteks kõrvalmaja siin kuskil mingisugune aed on vahel ja siis on naabrimaja mingi 20 meetrit või 10 meetrit. Isegi väiksemate vahedega on praegu. Ja siis sa ühel hetkel hakkad tegema selliseid asju, et sul on see mingi GoPro kaamera on sul otsa ees nagu orienteerujatel need lambid, eks ju. Ja sa hakkad lihtsalt näiteks oma naabrit kottima. Lähed lihtsalt koputad ukse taga, see on peas ja see sama asi sul siin peas on ühendatud internetiga online, et sa ütled nii sõbrad, ükskõik kas mingi TikTok või YouTube, ma teen nüüd laivi. Ja siis lähed lihtsalt naabri ukse taha, kes ei tea, et sul on see kaamera peas ja siis sa lihtsalt nagu paned järjest lollimatesse situatsioonidesse, kuni lõpuks ta saab aru, et see naaber on just siga, et ta nagu teeb minuga kogu aeg selliseid küünilisi nalju, et jälle ta tuleb kaamera otsa ees, eks ju. Ja siis see kujutluspilt sellest, kuidas keegi tuleb ja see lõpuks, ja see nali läks nagu sinnamaali edasi. Sõbraga irvitasime, et siis see naaber lõpuks nii vihastab, et ta kolib ära ja siis tuleb uus naaber, aga siis uuele naabrile sa paned enda maja seina külge, paned juba korralikud kaamerad ja need liikumisanduriga prosed, et isegi kui ta õues ükskõik mida teeb edasi-tagasi liigub, siis kohe laks lambid põlema ja see läheb kohe internetti, need kõik näevad, eks ju. Ja nali seisnes siis selles, mis mind tollel hetkel jubedalt naerma ajas, oli see, et kujuta ette, et kusagil maailmas, ma ei tea, Filipiinid või Portugal kuskil istuvad mingid tüübid, teevad oma arvuti lahti, vaatame, mida see tüüp teeb, et nad isegi tea, kes see on, kus maailma otsas see asub, aga nad näevad, et jälle lambid lähevad põlema ja siis mingi mees tuleb garaažist mingi asjaga. Mida Tarmo teeb? Mida ta teeb, eks. Ja see kujutluspilt sellest, et kui naljakas see võib olla, ajas mind naerma. Ma ei tea, praegu keegi kuuleb, et mul on idioot, eks ju. Seda nimetatakse ahistamiseks tänaval. Aga see on naljakas. Ahistamisega niimoodi ongi tihti. Aga kui sa mõtled selle peale, et Kreisi raadio aegadele siis, et kas tollal teil oli selles mõttes, kui neid asju vaadata tagantjärele, siis tundub, et seda tehes olid kõigil kõhud kogu aeg kõveres ja raske oli kaamera ees seda sketši ära teha, sest naer hakkas nagu välja purskama. Et kas see reaalselt oli ka niimoodi või tihtipeale oli ikkagi niimoodi, et teeme oma osa ära ja paneme kaamerad kokku ja asi korras? Oli seda ja seda. Meil oli ju, meie traagika seisnes selles, et meil oli enam-vähem umbes teada, mida me teeme, aga meil ei olnud režiid ega stsenaariumit ega mitte midagi. Ja siis oli lihtsalt see, et see nali, mis nagu sündis, mida inimesed nagu vaatasid, mis asja nad ise irvitavad, eks ju. See oli lihtsalt nagu sinu enda järgmine idiootne mõte, mis ajas juba ette naerma või siis vastupidi, keegi lajatas mingi sellise asja kuskilt, me ei teadnud ju, mis tuleb, eks ju. Ja see oli selles mõttes nagu pööraselt naljakas. Meil oli üks kokkulepe, see oli selles mõttes meie jaoks nagu reegel, et kui kas või ühele kolmest, mingi asi tundus nagu siuke, võib-olla äkki ei ole nagu väga naljakas, et siis see nagu ei jõudnud kuhugi. Et see pidi olema nagu kolme mehe heaks kiidul, et siis kui kõik ütlesid, sobib, siis läks. Et see oli kvaliteedikontroll oli meil suhteliselt kõva. Ja nalja tegemine või nalja tegemise proovimine siis tundub mulle selline, ma ei tea, häbi mõttes või kuidagi mingi staatuse mõttes hästi kõrgete panustega mäng, sest tegelikult ei ole midagi labasemat või sellist läbikukkunumat kui inimene, kes proovib olla naljakas ja teha seda ja see kukub täiesti katastroofiliselt läbi, on ju. Siis on see jube naljakas ju. No mul isegi hakkab kurb sellest inimesest. No ja mõnikord küll, jah.
aga see on jah kahe otsaga, et vahest on see läbikukkumine palju naljakam, et see kõik sõltub sinu enda tujust, eks ju, mis sind naerma ajab. Selle kohta on ilus tänapäevane sõna nimega cringe. Kui sa üritad olla naljakas, aga tegelikult välja ei tule. Noh, kui sa suhtud näiteks, ma ei tea, tänapäeval on ju kujunenud nii, eks ju, et meil ei ole enam seda tunnet juba ammu mitte kelleski. Et kui sa näed tänaval vormis inimest, ma mõtlen politseinikku, et siis nagu ma ei tea ühtegi eestlastest siiralt, kes tunneks ennast sellel hetkel kuidagi nagu turvaliselt ja et meil on ikka nagu kord on majas, et politseinik on tänaval. Ma ei tea selliseid inimesi, et see kuidagi see tänase mundris inimene on ikkagi nagu, ta on sinu jaoks niisugune õukonna rahakoguja, eks ju. Ja see suhtumine on kuidagi niisugune nagu nõme, aga kui sa mõtled selle peale, et aga vaatame, mis nalja saama hakkab, eks ju, et sõidadki 100-ga sisse ja ise lood endale kujutuse, et nüüd alles hakkab nalja saama. Ja siis sa võtad selle venna pöördumist, kui sa lased oma akna alla ja siis kui ta tuleb, siis sa hakkad vaikselt ise sisemas naerma, siis on juba korras. Aga seda vist paljud endale lubada ei saa. See, mida sa kirjeldasid, see on tõesti kummaline tunne, et see muidugi oleneb natuke inimese enda taustast ka, aga kui sa näed mundris inimest, siis sul ei teki positiivset emotsiooni, et me justkui elame siin mingis Ameerika mustas getos, kui menti näed, siis on jama majas. Peasid see silma kuidagi jää. Aga mitu aastat te Kreisi raadiot üldse kokku tegite? Jumal, ma ei mäleta. Me hakkasime mingi Tead, ma nendes numbrites olen niisugune, ma väga kroonik ei ole. Ikka pikalt? Me tegime seda kaua aega, tükk aega raadiost, pärast seda tükk aega telekas, hästi palju lavadel ja nii ta läks. Ühel hetkel sai otsa. Mina vist olin see, kes esimesena astus laevast maha, sellepärast, et ühel hetkel mulle hakkas rahast, mida me teenisime, rohkem meeldima vabadus otsustada, et kas ma tahan seda teha või taha. Ja kui mingi asi muutub nagu vastumeelseks ja pelgalt raha pärast punnimiseks, siis ta enam ei ole see teadmine, et seda nimetatakse haltuuraks. Ja ma ei tea, võib-olla, ma ei ütle, et teised seda ei tundunud või ei tajunud, aga mind hakkas see kõige rohkem häirima, et ma selles mõttes tulin sealt nagu esimesena ära. Natuke võrreldav väga paljude sportlaste jutuga, et karjääri tipust tuleb ära lõpetada, mitte siis, et sportlastel on hästi selgelt on selline tippaeg, et kui sa teed oma parimaid tulemusi, siis mingi hetk läheb see aeg mööda ja sa füüsiliselt jääd alla ja siis selles mõttes raha pärast kuidagi jätkad seda või et võib-olla on siis, teil oli ka samamoodi, et iga asi peab nagu mingil hetkel lõppu saama, isegi kui see tundub, et on täiesti tipus. Ja just. Aga kui me räägime sinu igapäevategevusest, et mis sa praegu teed, tuleme nagu aastatega siia maale, siis mis sa teed üldse praegu? Praegu ma teen seda, et ma proovin puhata. Sõna otseses mõttes proovin puhata, sellepärast, et mul on just selja taga nii intensiivne periood elust, kus ma ei ole ammu olnud. Ehk et me hakkasime oma väga hea sõbra Anne Paluveriga tegema juba jaanuari keskpaigas proove, terve pool jaanuari, terve veebruari ja märtsi ja 1. aprillist hakkasime oma tükiga siis etendusi andma ja 1. aprillist 31. maini ehk et sisuliselt 2 kuud 40 etendust. Et sõidud sinna Eesti otsa, teise Eesti otsa ja siis see 2 tundi laval ja kõik see muu, et sinna sai ikka antud nagu kõvasti energiat, päris kõvasti. Ja selles mõttes, et ma võib-olla, praegu ma tunnen, et ma tahan puhata, lihtsalt, et akusid täita ja koguda, sest et me teeme sügisel edasi. Et me otsustasime, et las suvel teevad kõik teised, me vaatame, mis teised pakuvad, aga sügisel teeme edasi, sest see pakkus meile nii suurt rahu ja rõõmu ja see oli lihtsalt super äge, et saalid olid rahvast täis ja see, mismoodi vastu võeti ja
noh, kui sa ikka näed mingi ületendus, et inimesed tõusevad püsti ja plaksutavad ja vahepeal aplodeerivad naljadele saalis etenduse ajal, et see oli üle pika aja väga-väga hea tunne, et siukene nagu andis siukse põletava energia lausa. Ma mõtlengi, et võib-olla kuna sa kogu aeg seda ei tee, et nüüd intensiivne selline periood, et kas sa suutsid seda vältida, et ei lähe autopiloodile, ühte asja läbi mängides nii-öelda? Ei, sellepärast, et vaata, mul on kuidagi niimoodi kujunenud minu elu, et ma olen sellega nii harjunud. Ehk et vaata, et peaaegu viimased 20 või 30 aastat juba, et ma ei oskagi teistmoodi elada kui sellises rutiinis, et ma võin rahulikult, ma ei tea, pool aastat mitte midagi teha. See kõlab praegu jube ülbelt või häirivalt paljude jaoks. Aga ma tõesti pool aastat selle otses mõttes ei pruugi majast nina välja pista, et ma olen kodus, ma joonistan või maalin või kirjutan midagi või mingid lugusid või lihtsalt olen. Ja siis on see niisugune molutamine, mida ma teen täiesti jõust. Ja siis, kui see ühel hetkel läbi saab, siis ma teen kõike seda muud jälle täiesti jõust, et ma tahan nagu, et oleks mingi pauk, et mulle ei meeldi niisugune poole kannikaga niisugune peeretamine, et ma tahan teha nagu asju täiesti jõust. Et kui ma molutan, siis täiesti jõust ja kui ma teen tööd, siis ka. Et enda loomult sa oled pigem sprinter kui maratoni jooksja. Jah. Mida maalimine sulle pakub? Kõike, absoluutselt kõike, sellepärast, et ma olen jumalale tänulik selle sähvatuse eest, et ma siia sünnihetkel sain kaasa sellise oskuse, et ma enda rõõmuks suudan seda teha. Ja see, mida ma enda rõõmuks teha suudan, on see protsess, mida ma maalimise käigus, nüüd siis juba viimased 5 aastat järjest praktiliselt iga päev teen ja kogen. Et näiteks nüüd see mingi juunikuu, täna meil 6, et ma olen juunikuus 6 päeva maalinud klaasi. Lihtsalt olen võtnud endale eesmärgi, mul ei ole, ma ei pane kuskile laua peale natüürmorti, et siis vaatan, kuidas ta on ja siis teen. Vaid et ma teen seda nagu nii-öelda peast, et ma lihtsalt maalin seda, mida ma arvan, et on olemas, ehk et ma sisenen kuhugi ruumi, nagu sa alguses küsisid, et vaatad inimesele otsa, et kirjeldada kodu, eks ju. Et ma lähen sinna, ma tahan klaasi maalida, siis ma lähen sinna sellesse ruumi, kus minu jaoks need klaasianumad laual on. Ja ma saan neid nagu klaasikunstnik seal ise siis teha pikemaks ja paksemaks ja nii ja naa. Et see on see, mida mulle see maalimine annab, et ma teen seda, mida ma tahan, mitte seda, mis mul välja kukub. Et ma ei hakka tegema selles mõttes ilmselt vist mitte kunagi seda, et ma ostan kauplusest mingi 4x4 meetrit lõuend ja siis viskan sinna pangega otse värsket värvi, nühin selle tagumikuga laiali, panen mingi hästi moodsa pealkirja ja siis ütlen, et see on nüüd nii. Et ma tahan, et inimene saab aru, et mis seal on, ilma et ta peaks pealkirja lugema hakkama, eks. Tagumiku äng. Ja, kui tagumiku jälg on näha, siis on see lõbus, aga ühesõnaga see, ma ei hinda seda ja ma ei anna hinnanguid, aga ma vaatlen ja ma mõistan, et see siukene publiku šokeerimine, see mingi banaanide teipimine ja kõik muud asjad, et see publiku šokeerimine on jõudnud nii-öelda, kuidas ma ütlen, kui kunst on niisugune nagu lapsepõlve kodu, et siis ühel hetkel on sealt nagu nii-öelda mitte täiskasvanuks saadud, vaid nüüd kodust ära joostud. Aga veel ei oska ise majandada, veel ei oska süüa teha, veel ei oska oma pesu pesta ja ei oska veel nagu inimese moodi ollagi. Et ma näen nagu praegusel hetkel selles nii-öelda moodsas kunstis võib olla pisut seda niisugust alaealiste, kodust ära karanud alaealiste nii-öelda käitumist. Et selles mõttes kunsti tegemine see on nagu pillimäng, et sa võid ju helisid tekitada, aga kui sa ikkagi nagu nooti ka tunned ja heliredelit mängid ja viitsid harjutada, siis see kõlab ka teiste jaoks teistmoodi, eks. Sa pead teadma, mida sa teed. Milline sul selline maalimisrutiin välja näeb? Kas sa jood sinna kõrvale kohvi, konjakit, kas sa kuulad muusikat, et kuidas see nagu praktiline pool on, kui sina ruumis maalid, siis milline see välja näeb? See on nüüd, ma ei tea, kas ma võin seda rääkida, vaata, siis ma annan mingi energia ära, eks ju, see on siuke, et mõnda asja ei tohi rääkida. Salaprotsess. Aga mõtlen, et minu maalimisega on natukene nii nagu, ma tean, et maailmas on, ma usun, et maailmas on inimesi, kes näiteks vajavad seksuaalakti õnnestumiseks ennem seda näiteks natuke porri vaadata. Siis mul on näiteks selline lugu, et ma
ma ei taha kogeda seda tunnet, et ma istun niimoodi juba põll ees ja pintsel käes ja kõik on valmis ja siis on järsku see et aga mis ma pidin tegema või et kuidagi siuke nagu tühi tunne selle lõuendi ees seistes, see tühi tunne on niisugune tohutult šokeeriv hetk sinu enda jaoks. Ja siis ma ütlen seda, et minu jaoks on see nii-öelda eelmäng või siis nii-öelda see porno vaatamine, aga ma ei taha, et see võrdlus kõlama jääks. Aga see on see, et ma olen teinud seda paaril korral, et ma olen pannud kõik valmis. Nii-öelda pigistanud värvid juba paleti peale, kõik on valmis pandud, tärpentiini ka valmis valanud. Ja siis ma hüppan autosse ja siis ma kihutan Kumusse. Ja siis ma seal Kumus nii kaua kõnnin, kuni tunnen, et nüüd olen valmis. Et ma lihtsalt, ma vajan mingisugust tõuget, kellegi milleski väljendatud niisugust asja, mis assas see ja teine. Et see võib olla täna Kööler, homme Enn Põldroos, ülehomme Tiit Pääsuke, et kuskilt kellestki käib mingisugune nõks ja see on see, mis tekitab minus selle valmisoleku aktiks. Ja siis ma hüppan rooli taha ja siis ma panen koju pauhuksed kinni ülesse ja siis ma tean, mis mul tuleb, eks. Et võt see on küll see, mida ma vahest teen. Aga ma väga ei joo sinna juurde mingit sükest. Suitsu olen küll kimunud mõnikord, kui ma olen suitsetamise perioodis olnud, et siis ma vahest teen nagu pläru, aga siis ma jälle mõtlen, et aga mõtle kui õudne, kui keegi jätab selle pildi sellepärast ostmata, et see haiseb tubaka järgi. Ja huvitav oleks näha ka muidugi sellist tüüpi, kes käib enne siis seksuaalakti, käib Kumus inspiratsiooni kogumus. Aga ma vahest vaatan neid inimesi Kumus ja mõtlen, et nad nii teevad. Ja siis on see naljakas. Kindlasti, jah. Hannes, aeg on lennanud nagu linnu lennul. Publik, on teil mõni küsimus Hannesele tekkinud? Mulle. Nii, küsi. Kuivõrd ma tänase kõrtsus olema, siis mis see rolli kas on mänginud või mängib alkohol sinu jaoks? Oota, ma küsin siia mikrisse ka, et publikust küsiti, kuna me oleme kõrtsis, siis mis rolli mängib sinu jaoks alkohol? Ma olen vist elus mingit korda 10 kogu elu jooksul olnud purjus, nii purjus, et ma ei mäletagi, mis ma kellelegi lubasin või midagi seesugust. Aga ma ei ole nagu kunagi olnud nii purjus, et ma tuigun või ei seisa püsti või et ma ei saa aru, kus ma olen. Et selliseid asju pole kunagi olnud. Et selles mõttes see on see nii-öelda see kogus nagu. Aga ma olen võtnud, kuidagi on läinud niimoodi, et mu ellu ühel hetkel tuli üks niisugune tore taipamine, et üks mu hea kamraad, kellega me jahil käisime aastaid tagasi, tema ütles siukse toreda lause, ütles, et alkohol on midagi sellist, millega on nagu mõistlik tähistada selliseid nagu suuremaid sündmusi või mingi tähtpäev või midagi seesugust. Et mitte see, et see on mingisugune lõõgastaja või mingisugune opioid, eks ju, et sa teed seda sellepärast, et see kuidagi lõõgastab sind või tähendab mitte sellepärast, et lõõgastuda, vaid sellepärast, et kas toidule anda mingisugune värving või siis, et mingile seltskondlikule koosviibimisele mingi tähendus. Ja sellepärast olen ma õppinud selle selgeks, et pigem juua harva ja vähe, aga väga häid ja kalleid asju. Et selles mõttes, et kui mingisugust mullist rääkida, siis ma ei taha, et see kõlaks kuidagi edevalt või üleolevalt, aga ma pigem joon aastas 1 pokaali väga kallist šampanjat, kui et iga reede 1,5 pudelit kõige odavamat Proseccot. Et ma ei tunne seda vajadust niimoodi, see nagu kupatada seda sisse, et ma pigem tahan seda emotsiooni algusest lõpuni, et see on selline, et jah, et ma ei ole karsklane, aga ma ei ole alkoholist kunagi nagu mingis sõltuvuses olnud või midagi sellist ja mul ei ole probleeme sellega olnud ja ei tule ka. No see, mis sa kirjeldad, on minu arust illustreerib väga hästi seda lauset, et viin on tarkade meeste jook. Jah, sest et targad mehed otsustavad, kas nad joovad või ei joo. On veel kellelgi mõni küsimus tekkinud? Näed, küsimus, kas see maalimine või selline tagab ka mingisugune sissetuleku täna?
Ma küsin siia mikrisse ka, et küsiti, kas maalimine toob ka sissetuleku? No ütlen täiesti käsi südamel ja ausalt, et kuni selle teatritüki siis palgapäevani ma sisuliselt nii-öelda nagu kunstnik, vaene kunstnik peost suhu ja sellest elasingi, jah. Et õnneks oli inimesi, kes mu pilte pidasid väärikaks ja hindasid ja kes on soetanud mu kunsti. Ja mul on sellele väga hea meel ja ma olen väga tänulik neile ja loodan, et mu kunst rõõmustab veel ka tulevikus paljusid. Et jah, et see on olnud mulle ka elatusallikaks, et ma olen sellest maalimisest elanud. Et see on hoidnud nagu nina vee peal. Õnneks mul ei ole mingid laenusid, et ma ei ole pankadele ega liisingutele nagu midagi võlgu, et ma võin lubada endale ka paar päeva makarone süüa, mis mul on võib-olla kuskilt kokku ostetud, kui ma maali olen maha müündeks. Et ma olen väga, ma ei mäletagi, millal ma viimati poes käisin. Ikkagi ühe korra käisin, ma vaatasin, mul ei ole üldse teksapüksi, et ma käisin, ostsin endale teksase. Aga need ma ostsin sellepärast, et mitte, et mul oleks veel ühed või seda värvi või seda lõiget, vaid et sellepärast, et mul päriselt olid otsas ja puruks kantud kõik teksad üldse, mis mul olid. Et siis ma ühed uued ostsin. No võt, kui kellelgi rohkem küsimusi ei ole, siis tõmbame kokku. Jah, tants. Ja, suur tänu sulle, Hannes. Ja, aitäh kutsumast. Teeme Hannesele ühe aplausi. Aitäh. Eesti Esu.